Kuna tegemist on selliste eriprojektide tootmisega, siis töö ja olukord ei ole selline standard või monotoonne. Et iga projekt on omanäoline, uus vaade, uus lähenemine ja võib-olla selline vahelduv ja mitmekülgsem protsess. Rahulikkus, kaalutletus ja kindlasti ma tahan iga asjaga nagu põhjalikult ennast kurssi viia ja läbi analüüsida, et mul tekiks endal selline sisetundes kindlus, et see asi on õige ja teeme õiget asja. Mul on hea meel, et Peeter on finaalis, sest tema firma on tegelikult Eestisse toonud sõna rist, kiht, puit, mis on uus betoon. Selline teadmine on oluline ja õnneks on ka TalTech koostöös teinud näidismaja. Nii et mul on hea meel, et ka mingil määral saab Peeter meilt kõigilt tuge, et anda nii paljudele inimestele maal tööd ja mõnes mõttes tuua ka Eesti laiemalt maailmakaardile. Nüüd viimasel ajal või viimastel aastatel aitab kaasa golfimäng, et see nagu rahustab ja saad oma mõtted looduses kõrvale viia. Keskendud palli täpsusele. Ehk see võiks olla ostu ja müügi töö või ostu ja müügi juhtimine. Et see selline kauplemine ja otsimine mulle nagu istub, et eriala on mul tegelikult tehnik-tehnoloog paberi peal. Ma arvan, et võib-olla mingi rohujuur on tekkinud sellisest võib öelda tagasi tulles vanast Vene ajast, kus sai käidud Leningradi turul, seal müüdud kõike, mis müüja annab ja ehk see selline väike pisik on sealt kaudu nagu sisse kasvanud. Peeter ja Põlva. Väikeses kohas ei ole lihtne suurt ettevõtet teha. Peeter ja tema äripartnerid on teinud ja nad teevad tegelikult ju puidust asju, mida teevad väga paljud. Aga nad teevad neid ikkagi sellisel moel, et paljud ei suuda järgi teha. Juht võiks olla või peaks olema rahulik. Tänases äris ja keskkonnas ja kultuuris ei saa enam sellise rusikate vehkimisega ja lärvamisega kaugele ei jõua. Kui me tahame konkurentsis püsida, siis me peame selliste asjadega õigel ajal kaasas käima ja automatiseerima. Aga selge on see, et täielikult me inimfaktorist ikkagi mööda minna ei saa. Ilma hea meeskonnata on ühel või teisel ettevõttel ikkagi väga raske või keerukas heale tasemele jõuda. Paraku ju siis on olnud õnne ja on leitud õiged ja usaldusväärsed inimesed, kellega koos töötada. Ja kui on meeskond, siis tuleb ka tulemit. Täna on ju maailm avatud, info liigub, eks aeg-ajalt ikkagi interneti kaudu nokid, arutad oma äripartneritega, kuulad nende arvamusi ja tõde tuleb ikkagi ja otsused tuleb teha ise ja see nii ütelda õige asi välja sööluda, et ega ei saa tugineda täna sellele, mis meedia räägib ja selle järgi käituma hakata.